Jäneste kirik, see ei ole kindlasti mitte lumivalgekese lugu, kus me kõik teame, mis seal toimub. See ei ole Punamütsike, see ei ole Tuhkatriinu lugu. Aga samas ta ikkagi on muinasjutt selles suhtes, et ta räägib läbi loomade, räägib väga inimlikest suhetest. Siin on väikest viisi selliseid võitlusi, nagu peavad seda poisid oma kooli klassides. Siin on sellist väikest visuaalset ja pildilist atmosfääri, mida me armastame võib-olla maalikunstis. Et ta peaks olema niivõrd dünaamiline ja paigutatud, et me ei taha, et tekiks mingisugust seisakuid selles, et ta liiguks nagu sujuvalt. Ta on suhteliselt filmilik selles suhtes, et nagu te näete, siis jänes ja koer, kes küll selles Jäneste kiriku loos õpivad üksteiselt väga häid asju. Ja võib-olla ka lahendavad siis, ütleme, maailma saladuse. Et selles suhtes ma arvan, et võib julgelt tulla nii 12-13-aastane noormees seda vaatama, kes otsib maailmast elu mõtet või isegi kui ta ei otsi seda. Ja võib tulla ka rahulikult selline 3-4-aastane lasteaiarüblik, kes siis võib vaadata lihtsalt selle loo visuaalset, värvilist ja atmosfäärilist poolt, kuidas siis elavad loomad selles metsas. Mis ei tähenda, et nad ei võiks mõtlema hakata. Me oleks väga õnnelikud, kui vähemalt 100-st 2 lastki hakkaks mõtlema, mis asi see ühiskond siis ikkagi on.